tere, mu hea valguse tooja, kanali kuulaja, vaataja. Täna me teeme sellise nii-öelda ka järjekorras siis kauaoodatud ladumise töö, raha, armastus, psüühe ja suhted. Ehk siis vaatame, milline see üldine seis on ja rõhuasetus on täna sellele, et me teeme ühes variandis selle ladumise, mis tähendab tegelikkuses seda, et kõik, kes on vaatama juhtunud, teil on siit midagi tarvis teada. Mida teil tarvis teada on, ehk siis igaüks nokib ise välja põhimõtteliselt. Ja me teeme lihtsalt põhjaliku nii-öelda sisevaate sinu, mu hea vaataja, kuulaja sisemaailma hetkel. Ja kuula siis hoolega, kas sa tunned ära, et kõnetab sind, mida siis oleks vaja võib-olla korrigeerida, võib-olla oled sa kõigega väga rahul ja ütled, et täpselt nii ongi, ma teadsin seda kõike. Ühesõnaga, alustame siis sellest, et ma olengi pannud erinevad kaardid välja ja alustamegi sellest, et ma kõigepealt panen lauale igast kategooriast 3 kaarti ja siis me hakkame neid analüüsima. Kui on vaja, ma võtan siin tarasid veel juurde. Igal juhul siis esimene kategooria oli meil töö. Minu imetabane juura oraakel, kellel veel ei ole, saab soetada endale. Töö oli siis number 1 kategooria, mida me pidime vaatama. Nii. Panen selle praegu siis siia kõrvale, võtan järgmise. Raha. Laan kõik välja ja siis hakkame analüüsima. Raha. Nii, raha. Edasi, armastus. Mõni võib-olla paneb imeks, et miks mul on armastus ja suhted eraldi, sest alati inimesed samastavad armastust ja suhteid. Aga teate, need on täiesti erinevad asjad. Ja võib-olla siis pärast vaatame, mis kaardid välja tulevad. Et nad võivad kattuda. See ei tähenda seda, et kui ma olen suhtes, ma ei või armastada ja vastupidi, ma ei või armastada, kui ma olen suhtes. Pigem see nii ongi. Aga see, kui sinu sees on armastuse voog ja sa armastad iseennast ümbritsevaid inimesi, ei tähenda seda, et sul peab olema see seotud konkreetse suhtega. Nii et see on niisugune natukene teistmoodi mõõde. Nüüd vaatame, mis ütleb sulle psüühika. Ehk sinu psüühe, ehk sinu alateadvus, psühhosomaatika. Milliseid sõnumeid ta sulle nagu saadab praegu? Nii, paneme siit ka 3 kaarti. Milliseid sõnumeid saadab sulle su alateadvus? Nüüd me oleme jõudnud selle peatükini, et mis toimub konkreetselt siis. Nii, väga huvitav, terve ports tuli välja. Ja ma panen selle portsu välja, nad tahtsid kukkuda, ma alati järgin seda märki. Et need olid siis need, mis tahtsid tulla ilmtingimata välja. Ja lõpuks ma panen sulle soovituse. Kui sa oled kõik selle ära kuulanud, siis mis oleks see soovitus kaartidelt? Mida sa peaksid endale täiendavalt tähele panema? Ja see tuleb 1 kaardiga. Nii. Ja egas muud, kui võtan oma väikse nõia oraakli appi, et kui on vaja, paneme siis siit veel juurde. Nii, kõigepealt siis töö. Kõigepealt töö. 3 kaarti tööalaselt. Mida nad siis räägivad? Kõigepealt on oluline siis tähele panna,
esimene kaart, mis ka kannab numbrit 24, pane siis ka neid kaardinumbreid tähele, võib-olla ka need on kõnekad sinu jaoks, kas need on sinu mingid sünnipäevad või on see 24 kuupäev, mis on näiteks tulemas või mingi muu, näiteks number 6, ühesõnaga. Igal juhul on niimoodi, et tööalaselt domineerib sul number 4, 34, 41, 24. Nii et lisaks siis sellele 24-le vaata ka number 4 üldisemas plaanis. 4 on tegelikult stabiilsuse kaart või number. Ja siin öeldakse sulle niiviisi. Sa oled võimaluste lävel. Vaja on teha õige valik, kuhu liikuda. Ära torma, peatu hetkeks, võta aeg maha. Näed, siin kaardi peal ongi risttee. Pingikene, kuhu sa nagu võiksid istuda ja tegelikult võtta nüüd konkreetselt aja maha ja miks. Kui siin oli 24, siis siit tuleb 34 ja ütleb sulle niiviisi. Siin on imetabaselt hea kohvijook, aga siin peal on vaht. Ja siin öeldakse sulle niimoodi, et lükka vaht kõrvale. Lükka vaht kõrvale. Ja ära lase end katteta lubadustega eksitada. Uuri asja lähemalt, siis võib avaneda hoopis teine sisu. Ehk siis suur osa vaatajaid või enamik vaatajaid või põhimõtteliselt need, kes on siia vaatama juhtunud, teil on alateadvuses soov teha mingisuguseid muutusi. Mingisuguseid muutusi oma tööalases elus. Mõni on juba ristteel, mõni on juba kas siis esitamas lahkumisavaldust, no siia alla kuulub ka loomulikult õppimine kõrgkoolis, õppimine kus iganes koolis, eks ole, ükskõik mis elukutse omandamine, töö, kõik, eks ole. Et kui sa oled nüüd jõudnud kusagile ristteele ja sa saad aru, sina vaataja, kes sa siin oled praegu, et see nagu ei rahulda sind nagu päris lõpuni välja. Ja et sa ei tea, kas minna nüüd tagasi, ehk siis alustada otsast millegi uuega. Ristteel on ju alati 4 võimalust, paned sa tähele, ma räägin sulle 4 on see number. Ja mis siit tuli läbi? Siit tuli ka veel läbi 4 võimalust. Kas minna tagasi, alustada uut teekonda, minna paremale, vaadata, et on mingid paremad jahimaad kuskil, minna vasakule, kusagile siia käänu taha, täiesti tundmatut tulevikku evima või minna otse edasi, ikkagi seda teed nagu alustatud sai, tuleb minna. Kõik variandid on võimalikud muideks, aga hoiatus on nüüd see. Lükka vaht kõrvale ja ära lase end katteta lubadustest eksitada. Mis iganes teeb otsa sa valid, kuhu poole liikuda, on sul üks asi kohe see, et palun nüüd, siin on tulnud nüüd aja mahavõtmise hetk. Lihtsalt vaata enda sisse. Kas see, mida sa parasjagu teed, omandad, õpid, arendad, kas see on nii, nagu sa alguses mõtlesid, et see on. Võib-olla see on nüüd juba liiga hea, et tõsi olla. Me teame ju, asjad on ikkagi tavaliselt nii, et kui midagi on liiga hea, et tõsi olla, siis see seda ka on. Siis ta ongi võib-olla liiga hea, et tõsi olla. Järelikult lükka nüüd vaht kõrvale ja vaata, mis sealt alt paistab. Ja lõpuks öeldakse sulle seda. Näed, suur meri, meri on mis sümboolika? See on lõputu võimaluste allikas. Kuid sulle öeldakse, ära torma, otsi liitlast, sest üksi suures meres on keeruline ellu jääda, kui pimedus saabub. Mis see tähendab? Sul on vaja teatud aja jooksul see valik ära teha, kuhu sa oled jõudnud ristteele. See puudutab ka neid inimesi, kes
on lükanud seda otsust edasi, on vegeteerinud vanal teeotsal või on liikunud vastupidi inertsist kusagile, kuhu tegelikult enam ammu liikuda ei tahaks. Ja võib-olla on sul nüüd vaja hoopis kollektiivi, sõpra, liitlast, kellega koos edasi liikuda selles valdkonnas, kuhu sa tahad jõuda. Ja sul tuleb see ära teha. See hetk on täna saabunud. Ja ma ei tea, kas see on sinul 24. oktoober või ma ei tea, 4. oktoober, 4. november, ühesõnaga sa ise nüüd vaatad, mida need numbrid sulle räägivad, aga seis on selge. Ma usun, et see oli väga ammendav selgitus, sest kaardid Juuraraakel, nagu ma veel kord ütlen, te saate seda tõesti veel viimaseid eksemplare omandada Pärnust, Riia Mariist või siis Mahe Mandalast, Apollo raamatupoodidest ja loomulikult minu kodulehe kaudu minult endalt ka tellida. Nii et te saate seda ise endale niimoodi laduda neid kaarte ja vaadata täpselt laiemalt, eks ole, et loete selle teksti sealt läbi, aga koosmõjus, koos ladumises tuleb alati teine mõõde. Nii, tööga on meil selge. Raha. Mis on raha? Rahaga. Mis on rahaga? Nii, ja vaata, kui loogiliselt kaardid nüüd räägivad. Kuna siit on näha, et sa oled ristteel, siis on ka näha, kuidas sa veeretad seda raha ühest kukrust teise. Siin on 2 võimalust. Sul kas ei ole piisavalt raha ja sa veeretad seda ühest kukrust teise, ma ei tea, maksad võlgu, võtad laenu, maksad jälle võlgu, võtad jälle laenu, mis ei ole jätkusuutlik. Või vastupidi, investeerid ühte, et võib-olla siis ühte ettevõtmisse, et siis võib-olla kasvatada siis mingisugust teist ettevõtmist selle arvelt. No, igal juhul need rahavood sul niiviisi sellise tempoga, kus sa põhimõtteliselt rohkem nagu seisad paigal ja kaitsed mingit oma positsiooni. Siin on näha, et sa nagu kaitsed mingit oma positsiooni, miks see ristteekaart ka tuli, et sa pigem nagu ei näe midagi ja sellepärast kästakse sul praegu maha istuda korraks ja vaadata selgelt, et võib-olla see raha, mis tuleb, ei ole ka piisav, sest siit raha mõttes tuleb väga super kaart. Küll ta ei ole münt, aga ta on võitjakaart, mis omakorda tähendab seda, et kui sa siiski mõtled välja nüüd siin korralikult, kuhu liikuda, kuidas liikuda, kellega liikuda ja miks liikuda tööalases plaanis, siis tegelikult tuled sa võitjana välja, sest siit edasi saab ainult paremaks minna. Ja siin on siis numbrid 2, 9 ja 6. Jällegi raha poolt vaadatuna, vaata, kas ja kuidas need sind siis nagu kõnetavad. Ja need on täiesti nagu omavahel kenasti nagu seotud dünaamikaga. Ehk et sinu tööettevõtmiste ja raha edu on väga tihedalt omavahel seotud ja välja pead sa selgitama, kas sa oled õigel teel ja kui oled, siis jätkama koos kaaslasega, liitlasega. No siin räägib ka sellest, et kui sa suurendad oma ettevõtmist, kui sa laiendad oma ettevõtlust, kui sa võtad uusi suundi juurde, siis kahtlemata tuleb ka ju raha, mitte enam edasi-tagasi liigutada, vaid teda tuleb investeerida kusagile ja siis tuleb vaadata, hetkeks võtta jälle aeg maha, vaadata, kas sa oled õigel teel ja liikuda siis nii-öelda võiduka lahenduse suunas. Ja see perspektiiv on sul täiesti olemas. Nii, armastus. No nii, väga kõnekas kusjuures, väga kõnekas. Nüüd tegelikult on nii, et selle armastusega on sul praegu natukene nagu toksiline. Vist ei ole mitte juhus, et ma ütlesin, et armastus ja suhted ei pea olema alati seotud, aga nad võivad ja kindlasti ka on ju.
ja millal me siis need armastuse kraanid kinni keerame? Me keerame need tavaliselt siis kinni, kui meil on mingisugune toksiline suhe. On välja pumbanud kogu meie nii-öelda energia, kogu teostuse, kogu raha, seksuaalenergia ehk siis suhteenergia, need on omavahel ka väga tihedas seoses. Meestele teadmiseks, et iga mehe kõrval edukas naine teeb mehe alati edukamaks. Naine saab mehe kõrval turvatunde ja muutub ka alati edukamaks. Aga kui see on toksiline, see armastus, mille või kelle vastu sa seda iganes tunned, siis see pigem on nagu okastraat. Ta teeb haiget ja ta teeb sulle auke sisse ja tõmbab su energiat välja. Ja nüüd siin öeldakse niiviisi, et hoia oma südant. Mitte igaüks ei vääri sinu usaldust. Siin tundub niimoodi, et sa oled olnud, jällegi me ei räägi siin ainult armusuhtest, vaid me räägime ka siin just nimelt sellest töösuhtest, sest see tuleb loogilise jätkuna siia. Et tegelikult on niimoodi, et sinu suhe, tööalane, sõprussuhe, mis iganes, kus sa siis nagu hetkel oled olnud, seal on keegi nagu kuritarvitanud sinu usaldust. See on nüüd 70% ulatuses, et keegi on nagu kuritarvitanud sinu usaldust. Aga alati ma soovitan vaadata enda sisse. Ja eks me vaatame, siit tulevad võib-olla pärast veel kaardid välja, mis siis nagu näitavad, et kas siis on tegemist nii-öelda teiste poolt sinu usalduse kuritarvitamisega või vastupidi, sest 30% ma näen, siin on praegu see osa, et sa ise oled kedagi liialt usaldanud, öeldakse, et igaüks ei vääri meie usaldust. Nüüd tänu sellele, et sa said haiget, siis sa muutusid ise toksiliseks. Nüüd sulle on hoiatus, ära jätka samas vaimus. Sellepärast, et mitte igaüks selle toksilisusega ja selle vihapritsimise ja kõige sellega sa nii-öelda tulemust ei saavuta. Nii et siin on konkreetselt armastuse võtmes see sõnum, et mida vähem mürki ja toksilisust on sinu armastusega piirnevas ja külgnevas elus, mida vähem toksilisust on sinu armastuses, mida sa ise välja kiirgad ja mida sulle jagatakse töö vastu, tööalaselt, lastega, kus iganes on olemas, eks ole. Me sünnitame lapsed või me eostame lapsed ja me tunneme ju tohutut armastust juba hetkest, kui nad on meil südame all. Isad tunnevad armastust siis, kui nad näevad seda lapsukest emme kõhus ja südamel, see on ju piiritu armastus. Samamoodi on armastus töö vastu, on oma armastus tegevuste vastu, on ka armastus raha vastu. Ilma selleta, et sa armastaksid seda raha, su rahavood ka ei kasva. Nüüd ükskõik milline toksiline tera, ükskõik millisesse armastuse voogu ka ei torka, siis ta torkab sinna nii-öelda lekke sisse. Ja siis armastuse voog katkeb, blokeerub ja see halvab nii-öelda ka kõiksugused ettevõtmised, mitte ainult suhted. Nii et armastus on tegelikult väga oluline kategooria, väga laiapõhjaliselt. Ja nüüd, kui sa seda endale teadvustad, kõik see, mida ma just praegu rääkisin, kui sa mõtled selle enda jaoks läbi, siis vaata, mis nüüd hakkab tulema. Uued romantilised üllatused on juba horisondil. Ehk siis ole avatud neile. Kui nüüd juhtus nii, et sa panid ennast lukku või panid ennast kinni, et okei, et ma ei tahagi kellegiga suhelda, siin võib olla isegi, vaata kui põnev, jälle juuraraakel nagu täiendab. Vaata, siin on ju südamesaar, on ju?
nii et lisaks sellele, et me rääkisime siin tööst, siin on oluline seos ka sellega, et töö ja armastus on kindlasti omavahel seotud ja kui sul on kõrval kena kaaslane, tore, armas ja armastav partner ja me räägime siin praegu igas võtmes jällegi, see armastav partner tööl, suhtes, ma ei tea, isegi võib-olla teinekord lapsena, kui me räägime lapse näol, kui me räägime näiteks, et teil on pereettevõtmine, mis iganes, kui seal on omavaheline armastus, siis romantilised üllatused ei lase end kaua oodata. Kui oli sul toksiline suhe, siis jäta see sinna paika ja alles siis, kui sa teed selle koha vabaks eelmisest toksilisest suhtest, saab sinna asemele tulla armastav suhe, saab sinna tulla armastus ehk suhe, mis baseerub armastusel. Ja sinul on näha, et ta tegelikult on juba olemas, nii-öelda sinu orbiidil tiirlemas. Aga vaatame, mis sinu psüühega ja psühhosomaatikaga praegu siis toimub, et mida sa peaksid siin korrigeerima, et kõik läheks nii, nagu sa soovid. Nii, kõigepealt räägib meile siis, kohe räägin teile lahti. No kõnekas kaardilaud, mis meil siin ikka muud lisada. Kõigepealt öeldaksegi sulle täpselt seda, mis eelmine lugu siin rääkis. Et kõik, kes nüüd vaatavad ja tunnevad, et neil on mingisugused jalavalud, siis põhimõtteliselt psühhosomaatika on ju otsene allikas sellele, kuidas tervenisti meie keha ennast tunneb. Kui sa tunned, hea vaataja, et sul on nagu mingisugused tõrked, et kas sul jalad väsivad ära või on sul tekkinud mingisugused liigeste probleemid või sa nagu tunned, et kohati on nagu jalad ära alt selle sõna otseses ja kaudses tähenduses, siis tegelikult on lugu niimoodi, et sa oledki nagu kuskile kinni jäänud. Sa peaksid nagu just nimelt tegema selle töö läbi, mis sa siin tegid, sest jalad ei kanna sind hetkel sinna ja sellise tempoga ja nii kindlalt, kui sa sooviksid, sest sa pead enda sees selle ebakindluse ära nii-öelda lahendama, siis seisad sa taaskord kindlalt jalgadel ja liigud sinna, nagu meil siin vaja oli vaadata, kuhu sa tahad liikuda, eks ole? Vaata, kui loogiline see kõik on. Edasi, järgmine kaart ütleb sulle, ta nagu kinnitab, see on see üldine jalgade lugu, aga siin me räägime põlved. Põlved on need, mis sõna otseses mõttes panevad lukku, lukustavad su edasi liikumise võimaluse. Sul on protest millegi vastu, mis ei lase sul edasi liikuda. Vaata, pane tähele, siin on see toksilisus. Kui sa oled ise toksiline, siis sa nii-öelda blokeerid oma liikumise edasi, mis iganes suunas, nii otseses kui kaudses tähenduses. Ja teisipidi, kui sa ei kaitse ennast toksiliste inimeste eest, siis sõna otseses mõttes sa ei saa liikuda selles suunas, kui seal on nüüd see toksiline inimene on keset sinu teedeks. Võib-olla sellepärast sul on risttee, et äkki seal on mingisugune takistus, mida sa silmnähtavalt ei näinud, aga nüüd tegelikult sa saad aru, et sa pead olema ise paindlikum, sa oled liiga kinni mingisuguses konkreetses nägemuses. Sul on 4 võimalust. Sul ei ole ainult nii, et ma alustasin ja pean lõpuni välja raiuma seda, mis mul alguses mõte oli. Absoluutselt mitte. Sulle just nimelt öeldakse, et ole palun paindlik, ole nagu liigu kergelt oma eesmärgi poole. Austa oma ja teiste valikuid
ka siis, kui see inimene pritsib mürki, sa ei pea samaga vastama. Lihtsalt ütled, nii saab ka või? Okei. Ja ilmselgelt on midagi sellist, kui me räägime siin toksilisusest ja nüüd me jõuame siis siia, et meie seedimine ei seedi seda kõike läbi, sa tunned ennast nagu meeleheitel. Aga siin ongi see, et vaata sellele asjale otsa, mida sa tunned, et mis tundub sinu jaoks hetkel nagu seedimatu, mis takistab sinu edasi liikumist. Kodeeri need võtmed enda jaoks lahti ja siis tegelikult jõuad sa sinna, kuhu sa jõuda tahad. Vaata, igal pool on nagu viimane kaart. Südamesaar, võitja, romantilised üllatused on teel. Sa seedid ära ja lillekesed puhkevad õide. Ehk siis vaata, kui huvitav, et see sisetöö tuleb iseenda psühhosomaatikas ära teha. Siis avaneb liikumine sinna suunas ja selliste resultaatidega, nagu sa tegelikult päriselt soovid. Ja nüüd me olemegi jõudnud suheteni. Vaatame, mis siis suhetes on. No nii. Hoppa-rei ja vaata, mis on suhetes. Hea vaataja. No kas midagi, fantastiline. Jäta siis meelde, mis ma ennem rääkisin. Ja kui sa selle kõik teed nii, nagu ma rääkisin, ja lisaks sellele oled mänguline, oled kerge liikumises, teiste inimeste talumises, suhtlemises, siis üsna pea tuleb see sama romantiline üllatus sinu teele, mis on olnud ootamist väärt, sest just praegu muide on õige ajastus, jumalik ajastus selleks, et väga ruttu, very soon, aga alles siis, kui sa otsustad ja tead täpselt, mida sa tahad, tuleb selline partner, kellega sul on keemia, kellega sul on armastavad üllatused, kellega sul ongi usaldus, kellega sa liigud võidule ja kellega sa ulbid suures meres õnnelikult lainetel. Vaata, kui kaunis. Ja milline on siis see soovitus sulle, mu hea vaataja, täna? No uskumatu, eks ole. Learn from pain. Õpi oma valust. Siin on võib-olla füüsiline valu juba jalgades ja seedeorganites. Sümptom on alati see, mis tuleb meile näitama, kus kohas ja mis on valesti. Valu ja sümptom on just katalüsaator muutusteks. Järgi seda, kui tegelikult seda juhtlõnga, mis sulle antakse, et liikuda edasi terve ja tervendatud tuleviku suunas. Ja see on lihtsalt imeline, et see ladumine on olnud nagu nii loogiline kõik, et see on nagu kuidagi huvitav, eks ole, me näeme praegu, mul on siin 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaardipakki ja üks ainult täiendab teist. Ja nüüd siia juurde ma ütlen sulle, hea vaataja. Need, kes on käinud konstellatsioonides, need teavad, et sümptom tuleb alati näitama midagi, mingeid kohti sinu elus, mis vajavad tervendamist. Valu, otsene valu juba füüsilises kehas, see on juba tõsine häirekell, et tullagi, kui sa ise ei saa päris täpselt aru, kus sa kinni oled. Psühhosomaatiliselt, eks ole, et lahti blokeerida oma hingevalu või füüsilise kehavalu, mis tundub teinekord täiesti absurdselt kummaline, siis kui sa tuled konstellatsiooni, siis me saame seal vaadata,
mis on see kõige peamine murekoht, mis tuleks nüüd praegu ära tervendada. Ja see laud ja see ladumine on väga optimistlik. Sa juhtusid seda vaatama just nimelt selleks, et teadvustada endale ja otsa vaadata nendele kitsaskohtadele, mida sa siiani vaadata ei tahtnud. Nii et mu hea, kallis vaataja, mul on väga hea meel, et me jälle kohtusime. Ja kui sa tahad tulla, siis palun minu kodulehel www.constellation.com on alati näha kõik minu üritused, kõik minu privaatsed vastuvõtud, privaatsed kaardiladumised, nõustamised, teraapiad, konstellatsioonid. Ma saan olla sulle teejuhiks, ma saan olla sinu saatjaks, juhul kui sa tunned, et jaa, see ka tänane kaardiladumine mind kõnetas, aga ma ei oska ise edasi liikuda, siis mina olen sinu jaoks olemas. Ja kõiki teisi, kes tunnevad, et nad said täpselt aru, mida nad peavad tegema, teile ma soovin jõudu, jaksu ja mõnusat, ilusat, kerget elu armastuses ja usalduses. Ja peatse kohtumiseni!